Tšau, tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Alustan oma järgmist nädalavahetuse vlogi reedega. Kell on 11 hommikul. Ma magasin täna ülipikalt, et ma saaksin ennast lihtsalt välja puhata, sest tulemas on üks aktiivne nädalavahetus, seega mul oli vaja natukene energiat, et koguda ennast selleks. Täna on mul tulemas 2 trenni ja õhtul läheme esinema lauluväljakule, aga kõigepealt teeme ühe mõnusa hommikusöögi, et saaks mõnusalt toimetama hakata. Ma olin mega kaua edasi lükanud esikukapi korrastamist, seega otsustasin lõpuks selle ette võtta. Seal oli üsna suur segadus, asjad olid X kohtades, mistõttu oli raske vajalikke asju üles leida. Alustuseks tegin kõik riiulid tühjaks, et ebavajalikud asjad ära visata ja tekitada mingisugune süsteem, et kapp näeks esiteks korras välja ja teiseks, et asju oleks lihtne üles leida. Ma olen oma tegemistega jõudnud nii kaugele, et esikukapp on lõpuks korras. Esikukapist siin on mul mingid asjad, mis lähevad maale, mis lähevad uuskasutuskeskusesse, sest seal on mingid asjad, mis päris ei kannata nagu müümist, aga ma ei tahaks nagu ära ka visata, nii et siin on mingid vanemad tossud, mingid saapad, mingid joped. Siis siin on terve hunnik prügi, mis on kõik igasuguseid, ma ei tea isegi, mis asju täis. Ja see on ka veel prügi ja siin on veel asjad, mis lähevad panipaika, mis tegelikult jah, olid enne siin esikukapis, aga need on mõistlik hoida tegelikult hoopis panipaigas. Ja nüüd tegelikult mul peaks hakkama kuskil 40 minuti pärast laste džassitrenn, aga kõik on haiged. Seega tundub, et ma ei peagi täna minema, sest et kedagi ei ole trenni tulemas. Kell on vaikselt sinnani jõudnud, et mul oleks vaja ennast nüüd valmis panna. Ma pean tegema esinemise jaoks meiki ja soengu ja siis ma liigun Rippoli trenni, kus ma saan olla umbes 1,5 tundi ja siis ma liigungi otse lauluväljakule, kus meie tänane show toimub. Nii et teeme ennast ruttu valmis. Teen oma tavapärase esinemise meiki soengu. Seda ma ei hakka teile eraldi näitama, sest seda ma olen juba nii palju igas vlogis näidanud. Nii et jah, kohtume järgmises klipis, kus ma näen juba välja selline, et ma võiksin esinema minna. No nii, ma olen ennast valmis saanud, tegin endale mingisuguse meiki põhja ja tegin juba enam-vähem ettevalmistuse ära soenguks, krunniks. Ülejäänud vaatan pärast trenni üle, sest et ma ei tea, kui intensiivne trenn meil on tulemas, ega pärast saab veits touch-upida. Aga nüüd ruttu Rippel trenni, sest et meil hakkab juba 30 minuti pärast trenn. Rippeli trenn sai läbi ja nüüd sõitsin ruttu lauluväljaku juurde. Kuna meil läks natukene üles, siis ma juhan nipin-napin. Õnneks meil on alles tunni aja pärast show, et kõik on graafikus. Panin kostüümid valmis, tavaliselt meil on niisugune süsteem, et alla läheb kõige viimane ja peale läheb kõige esimene. Et sa saad järjest võtta siit kostüüme, aksessuaarid pean ka kõik valmis panema ja siis meil on veel erinevad jalanõud, mida kasutame.
olen vahepeal tagasi koju jõudnud. Kas mu huulepulk? Ja ma sõin, seepärast mu huulepulk on nüüd selline igatahes esinemine lauluväljakul läks, ma arvan, et hästi selles osas, et okei, rahvas ei olnud alguses väga selline, kuidas ma siis ütlen, publikul on väga suur roll selles, missugune tunne jääb artistil laval, ehk siis kui inimesed on vaid sellised, et nagu neid väga ei huvita või võib-olla isegi mitte ei huvita, võib-olla neil on muud tegevused või siis, ma ei tea, vestlused pooleli ja siis tuleb keegi esinema, siis on raske saada inimeste tähelepanu, nii et nad nagu päriselt oleksid seal kohal ja nagu publik annaks siis esinejatele energiat ja vastupidi, et mul oli tunne, et algus läks natukene nagu, kuidas ma siis ütlen, nagu rahulikult selles osas, et inimesed vist ei olnud valmis, et nüüd hakkabki showprogramm. Et lõpuks nagu inimesed läksid käima ja elasid kaasa, et oli inimesi, kes filmisid ja täiega mingi karjusid ja elasid kaasa, et mul on tunne see cringe'i osa läheb täiega peale inimestele ja see on üliäge, sest et pärast seda me tuleme kõik koos veel kankaani tantsima ja siis selleks on täiega energiat vaja. Aga ja, mul läksid mingid ülirandom kohad sassi, mis on sellised, mis nagu ilmselt ei olnud näha selliselt, aga ala näiteks, et kui meil oli pea vasakule, siis ma pöörasin paremale ja siis ma vaatasin nagu teisele tantsile otsa ja ma olin mingi, miks ma tegin siia poole. Et see oli üliveider, et mul on tegelikult need tantsud ülikehas, aga tulevadki vahepeal mingisugused mini-detailid. Mul oli vaja võtta esinemiselt kaasa ka ühed kostüümid homseks, sest et me läheme Kanal 2 salvestusele, aga eks ma räägin siis sellest täpsemalt. Praegu ma hakkasin lihtsalt tuimalt kohe blogi monteerima, see on ikka rets kui palju aega, see kõik nõuab, sest ma tahaks, et oleks nagu heli oleks paigas enam-vähem, et saaks natukene mingid color correction'id teha ja ma vaikselt proovin õppida erinevaid asju, et näeks hea välja ja kui mul on kaamera, siis ma saan seda paremini teha ka. Seega, jah, eks ma siis nüüd toimetan ja siis ongi tänase päevaga kõik. Peace! Tere hommikust, hetkel olen mina liikumas Kanal 2 stuudiosse, sest et seal hakatakse filmima aastavahetuse programmi ja sinna otsiti tantsijaid ja mina ja Valeria läheme täna. Homme lähevad 2 tüdrukut veel Empire Show'st. Täpselt ei tea, mis me Wow! Selline osa on tehtud. Me tegime sellist grand entrance'it teisivahtumine Maljukale. Nüüd on meil paus ja siis teeme uued kostüümid selga ja siis teeme Anna Vink ja Peeter Tarsiga. Pärast saatesalvestust oli meil täpselt aega, et minna lõunat sööma, siis liikusime edasi Dance Acti, kus toimus meil kiire proov ja siis startisime Laitse rallipargi poole, kus toimus meie selle õhtu esimene Empire Show. Pärast esinemist sõitsime tagasi Tallinnasse Hiltoni hotelli, kus toimus meie teine show.
kuidas valitsas läks? Ma olen jõudnud omadega koju, ma olen ausalt öeldes täiesti läbi. Ma lihtsalt sõin ja istusin mingi tund aega lihtsalt niisama diivani peal ja ma ei teinud mitte midagi, scrollisin lihtsalt Instagramis. Ma ütleks, et tänased esinemised läksid väga hästi. Mul oli tunne, et ma ei ajanud nagu midagi sassi. Ühes kohas ma tundsin, kus oli tasakaal veits nagu, aga see oli sellepärast, et see põrand oli veits sükene kahtlane. Veider oli see, et mõlemas kohas just täna, kus oli nagu super mega pikk päev, me alustasime kella 5 prooviga ja siis me hakkasime 5:30 sõitma Laitse poole ja ma jõudsin koju mingi kell 11:12 ja täpselt täna otsustasid kõik ürituste korraldajad, et nad ei pane meile backstage'i mitte ühtegi snäkki ega midagi, ainult oligi vesi. Ja just täna oli see, kus oleks olnud vaja nagu just nagu teisel esinemisel, et tahaks mingisugust, ma ei tea, puuvilja, suhkruampsu, et saaks energia käima, sest et me sõitsime umbes 40 minutit Laitsesse, olime seal, tegime 2 setti ja siis sõitsime 40 minutit tagasi ja mul oli kaasas ainult joogivesi ja täiega oleks andnud energiat, aga jah, ma ei tea, kuidagi, kas siis tänased korraldajad hakkasid kõik selle pealt nagu, ma ei tea, kokku hoidma või mis teema sellega on, kuigi tegelikult meil peaks olema backstage'is need kõik asjad olemas. See selleks, vähemalt koju tulles oli toit valmis ja ma sain süüa korralikult ja homme tuleb jälle super pikk päev. Me läheme homme filmima minu girly gruppidega. Seega ma proovin nüüd ruttu ennast kokku võtta, maha pesta kõik selle. Ma ei suuda uskuda, et ma olen olnud meigiga kaua, umbes 13 tundi ja ma lihtsalt ei suuda ära oodata, kui saaks selle kõik maha võtta ja lihtsalt teki alla voodisse minna ja puhata. Ja sükene väga pikk päev on olnud. Kui tavaliselt laupäev peaks olema süke puhkepäev, siis täna see oli üks väga pikk tööpäev. Aga davai, ma nüüd siis lähen pessu, teen ühe pika mõnusa pesu ja tuttu ja homme on äratus kuskil kell 8 hommikul. Jäi! Ehk siis ja, kui ma nüüd saan, ma loodan, et ma saan kella 1 magama, ehk siis kuskil 40 minuti pärast. Seega siis ma saan umbes 7 tundi magada ja ma arvan, et see on homse jaoks piisav. Nii et jah, head ööd! Tere hommikust, täna on pühapäev. Kell on mingi 8:30 hommikul. Märkasin kuskil 20 minutit tagasi, tegin endale hommikusööki ja nüüd on vaja ennast valmis hakata panema. Ma pean olema umbes tunni aja pärast High Voltage stuudios. Seal me siis filmime Flick Crew ja Girly Open gruppidega tantsuvideosid. Videograafiks tuleb mulle sinna Rooma, ta on juba seal. Ma vaatasin kella, kui ta ärkas, kell on mingi 6:40, nii et crazy. See on samal ajal võikud. Sinna hakkan nüüd toimetama. Ma ilmselt näitan ennast siis, kui ma juba valmis olen, nii et. No nii, ma olen ennast valmis saanud. Kell on 9:05, nii et on aega hakata sõitma High Voltage stuudiosse, mis on kodust umbes 15 minuti kaugusel. Kuna Room on seal ja ta palus kohvili, siis ma kiirelt tanklast ka läbi. Viin talle siis midagi ja siis jah, alustame päevaga. Tublit rõkkata.
No nii, Flick Crew'ga on shoot tehtud. Ma lähen hüppan kiirelt poodi, võtan midagi lõunasöögiks mulle ja Roomale ja siis on mul nüüd aega natukene mingi kuskil 4 tundi on aega enne, kui me alustame Girly Open grupiga filmimist. Seega saab natuke rahulikult chillida ja veits annab tunda, et vähe maganud, aga pole hullu. Võtan mingi kohvi või midagi ja siis söön ja siis läheb juba lihtsamaks. Mul tuli ka paar õpilast, kes täna ikkagi tulla ei saa, nii et juhtus nii, et ma pean filmima Girly Open grupiga. Ehk siis jah, mul on õnneks kostüüm kaasas, nii et pean siis lihtsalt vaatama üle, mis kohta ma tegema pean ja mis osasid ma tantsima pean. Filmimispäev on nüüdseks tehtud. Ma olen nii väsinud sellest nädalast nagu just see. Ma arvan, et meil läks mega hästi. Ma jäin nende kaadritega täiega rahule, mis olid The Ones ja ma arvan, et meil tulevad üliägedad videod, võib-olla selleks hetkeks, kui see vlog üles läheb, meil on need videod juba üleval, nii et ma saan neid klipikesi teiega ka juba jagada. Aga jaa, nii nice, nagu ma olen nii uhke oma õpilaste üle. Täiega pushisid ja pingutasid ja andsid endast parima, nagu filmimised ei ole kunagi lihtsad, sest et sa pead põhimõtteliselt kogu aeg olema 100% energiaga, 100% tegema endast, andma kogu oma jõu ja energia iga kord. Nagu meil oli näiteks Flick Crew'ga 2 tundi filmimine ja ma ei tea, pausi hetki oli, ma arvan, no ma ei tea, kui palju sellest 2 tunnist, võib-olla mingi 7 minutit koos sellega, et me käisime vahepeal riideid vahetamas, et see pingutus on mega suur ja nad andsid täiega endast ja nagu, ma ei tea, ma lihtsalt, kui ma vaatasin neid klippe või kui me tegime mingites väikestes gruppides, ma olen iga kord mingi, oh my god, mul on nii ägedad tantsijad ja nad on nii tublid. Ja Rooma ütles ka, su girly tšikid täiega kütavad ja siis ma olen mingi, minu beebid. Nii et ja ma olen mega proud nende üle ja siis oli mul vahepeal aega seal päris palju. Mõtlesin, et monteerin samal ajal, aga ma unustasin oma kõvaketta koju, seega ma enamus aega lihtsalt chillisin, tegin mingeid suvalisi asju ja siis Girly Openiga tegime ka shooti. Seal ma alguses arvasin, et ma ei pea minema nendega filmima, et ma saan olla rohkem treener ja juhendada neid ja nagu, ma ei tea, hüüda neile, et mingi jaa, davai, mingi täisjõuga, let's go. Aga lõpuks ikkagi juhtus nii, et meil osad tantsijad jäid haigeks ja et meil asetused klapiksid ja oleks kõik paralleelne, siis läksin, hüppasin ka asetusse. Natukene oli mul vaja nagu ümber õppida mingeid asju, mis ma muidu ei teinud, sest et ma etendusel tegin ühte poolt ja nüüd filmimisel tegin teist poolt. Aga ja nendega ka mega hea nägi kõik välja ja nad on ka nii tublid reaalselt. Kui ma praegult monteerisin mingid novembri alguse videosid ja seal olid ka trenni videod, kus kohas me alles alustasime selle koreoga, siis see versus see, mis ma täna nägin, on lihtsalt öö ja päev nagu mega nice. Ma olen nii uhke nende üle. Aga tegelikult ma olen kodus olnud juba päris mitu tundi võib-olla isegi ja ma tulin straight into editing ja ma ei ole jõudnud sellega tegeleda. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei suuda tegeleda sellega, et ma pean veel jälle meigi maha võtma ja pessu minema. Ma olen nii väsinud. See on crazy. Ühesõnaga, ma nüüd tegelen sellega, siis peaks midagi sööma ja homme algab uus nädal uute esinemiste ja uute kõigega, nii et jaa, ma ei tea, mul on vaja vahepeal veits mingisugust pausi, mul on tunne, sest et mul natukene energiavarud hakkavad otsa saama. See nädalavahetus oli ikka crazy. No Luna, mis
tulla näitama, aga tegelikult ei tahtnud. Igatahes nüüd hüppan lõpuks pessu. Aitäh, et sa vaatasid jälle minu vlogi. Ma olen väga-väga tänulik kõikide eest, kes viitsivad vaadata ja eriti nende üle, kes viitsivad panna like'i ja kes viitsivad kirjutada kommentaare. See on alati nii armas, nii et kui sa tunned, et sa tahaksid midagi jagada või iganes kommenteerida, siis vabalt tee seda, võid panna videole like'i ja näeme juba järgmises videos. Ciao!